alati enne seda, kui me hakkame uurima ja oma närvisüsteemi sisse sukelduma, siis me saame seda teha turvaliselt siis, kui me oleme loonud oma kehasse ja närvisüsteemi piisaval hulgal turvatunnet ja usaldust ja lõdvestumist. Ehk siis see tähendab seda, et meie närvisüsteem saab hakata meiega suhtlema, ta saab hakata avanema siis, kui ta tunneb kas või natukenegi turvatunnet, kui ta on pinges, valvel, ellujäämises, siis ta on suletud seisus. See tähendab seda, et ta ei ole valmis vastu võtma uut infot, ta ei ole valmis avanema ja ta ei ole valmis meiega suhtlema, kuna tema eesmärk on kokkutõmbumine, enda kaitsmine ja, ja kindlasti mitte sisemine areng või tervenemine. Seega meil on väga vaja alati enne oma sisetöö tegemist luua teataval määral turvatunde kogemust oma närvisüsteemi ning selle pinnalt on meil võimalus hakata sisetööd tegema, uurima, avastama, laienema ja ka tervenema. Ja mida me saame selleks teha, et luua turvatunnet süsteemi? Meil on selleks väga lihtsad somaatilised tehnikad, kui me teame, kuidas närvisüsteem töötab. Tema eesmärk on ju kaitsta meid igal ajahetkel, ta skaneerib ümbrust meie ümber, ta skaneerib keskkonda meie sees, ka meie kehas, et hinnata selle turvalisust ja otsida ohtusid, otsida niinimetatud turvariske, mis vajavad kohest tegutsemist ja tööle hakkamist. Seega number 1, mida me saame teha, et luua turvatunnet, on tuua oma hästi teadlik pilk sellesse ruumi, kus sa praegu viibid. Ja hakka vaatama enda ümber olevaid objekte. Ja tee seda rahulikult, kiirustamata. Väike avastav või uudishimulik pilk selle juures on alati kasuks, et ma justkui otsin iseendas üles sellise pilgu, nagu ma näeksin enda ümber olevaid asju esimest korda. Isegi kui ma olen neid näinud sadu kordi, siis proovi leida iseendas see koht üles, et sa avastad. Ja vaata selja taha, vaata põrandale, voodi alla. Tee nii-öelda ring peale, sest et see on number 1 viis, kuidas me saame päriselt oma närvisüsteemile anda esimese impulsi turvatundest. Ta saab läbi meie pilgu kinnitust sellele, et ei ole ohtu. Nii lihtne, kui see ka poleks, eks ju. Siis see töötab suurepäraselt. Ja kui sa seda tehes märkad spontaanset sügavat hingetõmmet või ohet, haigutust, tea, et siis juba sinu närvisüsteem suhtleb sinuga, tasapisi reguleerib iseennast. Närvisüsteem ei suhtle ju meiega läbi sõnade, vaid ta saadabki meile impulsse, aistinguid, kas lõdvestub mõni piirkond kehas, pehmeneb, tuleb ohe, hakkab kõht korisema, haigutus tuleb peale ja märka seda ja lihtsalt tea, et siis see on sinu närvisüsteem, mis sinuga räägib selles keeles. Ja sa võid ka kuulatada, mis helisid sa kuuled enda ümber.
niivõrd lihtsad viisid luua kontakt praeguse hetkega ja anda närvisüsteemile seeläbi signaal, et on turvaline.